1905. aastal kutsusid nooreestlased üles olema eestlased, aga saama eurooplasteks. Selle loosungi all mindigi Euroopasse kultuuri järele. Mida toovad või viivad Euroopasse tänas Eesti noored? Küsime, kuulame Europe Direct Võrumaa podcastis Meie noored Euroopas. Tere tulemast kuulama Euroopa noorteaasta 2022 raames valmivasse podcastide sarja, kus siis meile tulevad külla Võrumaa noored, kes siis on õppinud või õpivad, on töötanud või töötavad või siis käinud välismaal vabatahtlikuks kas projektide raames või siis niisama elanud. Ja mina olen Jaanika ja täna jagab meiega siis oma kogemust Kaspar Oskar Kramp. Tere, Kaspar! Tere! Kas sa natukene räägiksid endast, et kus sa täna peamiselt elad ja millega tegeled? Täna, kuidas siis on kolmapäev, täna ma olen tegelikult täiesti omas kodus oma vanemate juures nii-öelda puhkamas või siis ka tööd tegemas, meil on maja ehitus pooleli. Nii et ma hetkel selles mõttes olen Eestis ja nii kodus kui olla saab, aga ametlikult paberi peal õpin ma Saksamaal, Hannoveris muusikakõrgkoolis trombooni. Ja mitmes aasta sul siis läheb seda muusika õppimist seal Saksamaal? Sellega on natuke keeruline, et see ametlik õppeaeg on bakalaureuseõpe seal 4 aastat, aga mina ei saanud sellega hakkama, nii et mul tuleb vähemalt 1 aasta veel seal käia. Ma ei teagi, kas õnneks või kahjuks siis. Kas sa tahad meile täpsemalt ka rääkida, et miks ma hakkama ei saanud 4 aastaga? Sellega on nüüd niimoodi, et alguses oli keelega väga keeruline, sest et mina koolis õppisin vene keelt. See tuleb ka peaaegu välja, aga saksa keelt ma nüüd üldse õppinud. Ehk siis ma läksin koha peale nii, et ma suutsin öelda hallo ja guten tag. Ja siis hakkasin õppima seal saksa keelt. Õnneks kool tuli nii palju mulle vastu, et ma sain 2 semestrit ehk siis 1 terve aasta õppeajast ära õppida ilma selle sertifikaadita. Tegelikult nõuavad B2 sertifikaati, mis mul on siis inglise keeles. Kui ma mõtlen tagasi, et kuidas ma läksin sinna ja oli, et et B2, okei, et inglise keelt ma räägin B2, ma saan aru, et siis ma suudan suhelda inimestega. Aga et saksa keeles nüüd B2, see tundus nagu nii kaugel. Ja tegelikult see on ikka veel natuke kaugel, et päris seda taset mul käes ei ole, aga siis kuna mul siis ei olnud seda B2, siis ma ei saanud ka kõikidest õppeainetest osa võtta kohe. Et sellised lihtsamad ained, need siis sai pool inglise keele ja nõrga saksa keelega ära tehtud, aga näiteks muusika ajalugu või siis saksa keeles on siis muusikateadus otsadel ka. Et seal sinna mind ikkagi lastud peale, ehk siis sealt tuli natuke pikendust ja lisaks siis selle nii-öelda siis eelmise õppeaasta alguses ma sain ühe nii-öelda ta on siis orkestriakadeemia ametlikult, ehk siis meie mõistes võiks ta olla siis praktika ja sain nii-öelda aasta aega siis sellises kohas üks tore linnake nagu Wuppertal, kus siis oli sümfooniaorkester, sain seal siis aasta aega nendega kaasa teha ja vaadata, kuidas päriselt see muusikaelu välja näeb. Aga miks just Saksamaale, miks mitte mõni teine Euroopa riik? See tuli kuidagi väga loomulikult või isegi kogemata, sest et mul ei olnud pärast keskkooli lõpetamist, ma käisin Tallinna Muusikakeskkoolis, siis gümnaasiumi osa alates 10. klassist. Ja pärast seda on loogiline jätk kõigil sealt edasi minna siis Eesti Muusikateatri Akadeemiasse. Aga suvel toimus Helsingis Soomes üks meistrikursus, kus ma sain tuttavaks siis minu praeguse professoriga Joonas Püürundiga, kellele siis ma järelikult silma jäin, kes ütles, et kuule, et sa võiks tulla teha katsed ka meie kooli Saksamaale. Ja siis oli tükk mõtlemist siin kodus, et kuidas, et kas ikka saab niimoodi, et kuidas rahaliselt või et kas ma üldse tahan pilli mängida või mis nüüd saab. Ja siis ma tegin need katsed ära ja kuidagi oli nii rõõmus selle, et läksingi sinna kooli, aga ega ma ei kahetse ka seda. Väga äge.
aga nüüd tuleme natukene Eesti tagasi ja täpsemalt Võrumaale, et kust piirkonnast sa ise pärit oled ja kus sa koolis käisid? Ma väga tahaks öelda, et ma olen maalaps, aga ma päris maalaps ei ole, sest et ma tegelikult olen ikkagi Võru linnas põhimõtteliselt üles kasvanud. Meil täitsa Jüri tänaval oli korter, et kõik oli käeala ulatuses ja koolis käisin Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis 9. klassi. Aga väga palju ajast ikkagi maal mõlemate vanavanemate juures siis. Nii siis Kanepi kandis, Purmi külas, kui ka siis siin Haanjas, nüüd siis Rõuge vallas, oma siis emapoolsete vanemate juures, kus siis nüüd minu vanemad ka elavad ja mina ka siis põhimõtteliselt. Tähendab, ma olengi sisse kirjutatud sinna ja ma täitsa elan seal. siis oled täitsa ametlikult. Aga kuidas see kooliaeg või selline Võrumaal elamine, kuidas see toetas sinu muusikuks saamist? Jah, mul on tunne, et ma olen lihtsalt olnud alati, ma ei tea, kas õigel ajal õiges kohas või minu ümber on väga õiged inimesed kogu aeg. Et ma ise ei tunne, et ma oleks väga kuidagi vähemalt nende kuni siis 9. klassi lõpuni meeletult töötanud või pingutanud, et ma meeletult tahan saada, aga see kõik hakkas juba lasteaiast, kui minu lauluõpetaja siis lasteaias oli Jane Reljan, kelle juures ma hakkasin, tähendab, tema pani mind laulma, mina ei hakanud tema juures laulma. Juba lasteaiast ja siis sai igasuguseid laulukarusselle asju tehtud ja sealt siis oli loogiline kuidagi muusikakooli minna edasi. Ja sealt siis see pill ja kõik see kuidagi, et ma ei, jah, selles mõttes raske on öelda, et ma oleks lapsest saati juba tahtnud, et tegelikult ei olnud nii, mulle lihtsalt kuidagi kõik kukkus õigel ajal kätte. Ja siis lõpuks, kui ma aru sain, mis mul on käes, siis läks kõik kuidagi raskemaks ka järsku, et pidi pingutama rohkem ja nüüd on see käes, kus ma väga tahan seda, aga kus on ka teiselt poolt väga raske kõike teha. Sa juba natukene mainisid ka seda, et milline on olnud sinu teekond Võrumaalt Euroopasse, aga sa tahaksid veel midagi lisada siia juurde? Jah, see vahelüli, ma arvan, on ka oluline, mis oli muusikakeskkool. Et sinna mind ka põhimõtteliselt tassiti, et iga suvi toimub Võrus siis Aavo Otsa, ma ei oska nüüd nime öelda, puhkpillipäevad, võin eksida, midagi sellist. Ja seal hakkasin ma ka päris noorelt käima, iga aasta Aavo põhimõtteliselt oli niimoodi, et laager lõppes ära, 5 päeva olime, Kandlas oli lõppkontsert, tulin välja sealt ja siis Aavo pakkis neid trompetipoisse ja trompeteid kõik sinna endale bussi. Ja siis ütles, et et pane pill peale, et lähme siis, et Tallinnasse muusikakeskkooli vaja minna. Aga see nagu, et ma olin juba peaaegu, ma mäletan 7. klassi lõpus just põhimõtteliselt sinna bussi hüppamas, et nüüd kohe Tallinnasse õppima. Aga see sai kuidagi niimoodi sujuvalt edasi lükatud ikkagi 9. klassi lõpuni, et mul ema ütles, et asjad võiks ikkagi ära lõpetada. Et põhikool on tehtud, 9. klassi on saadud haridust kätte ühes kohas ja siis pärast 10. tähendab pärast 9. 10. klassi minna oli siis nagu, et nüüd on õige aeg. Et jah, et täpselt ongi mingid inimesed, kes on väga, väga õigetel hetkedel minu jaoks õiges kohas olnud, et ma olen sinna jõudnud, et täpselt ma ei ole nagu nii palju töötanud või otsinud, et kust ma saaks mängida või tahaks ainult pilli mängida. Nüüd on küll nüüd sellest hetkest, kui ma Saksamaale jõudsin, kus hakkas see nii-öelda nagu päris töö, et enne seda oli ikkagi, said pilli mängida ja õppisid koolis, et ei olnud sellist meeletut pinget ja meeletut võib-olla ka tahet kõike seda teha. Aga nüüd seal on Euroopas on asi nagu karmimaks läinud. Mis on olnud see lisaväärtus, mida Eestist väljaspool õppimine on sulle andnud? Mis sa tunned? Mis võiks olla? Ma arvan, et üks suur osa on see selline iseseisvumine ja üksildus on üks väga tugev sõna, mida ma arvan igaüks, kes läheb välismaale, tunneb. Eriti raskeks tegi see, kui sa keelt ei räägi. Et mind aitas küll see, et see terve minu klass, nii-öelda siis trombooniklass, kus ma olin, et seal meid oli kuskil 15 tükki, kui ma tulin, et need olid ka, meil oli äkki 2 sakslast või midagi sellist, et need olid ka kõik üle maailma kokku tulnud, ehk siis inglise keelega sai ka nagu hästi läbi. Aga mul lihtsalt on nagu need kõige paremad sõbrad ja loomulikult pere on ikkagi Eestis, Võrus ja Tallinnas, et muusikakeskkooli ma ka sulandusin päris
kiiresti sisse, ei olnud sellist kuidagi üksildast tunnet ja Võru oli lihtsalt hüppad bussi peale, sõidad koju. aga et seal on jah, nagu keerulisemalt sellega, et õnneks esimesel aastal tuli minu tüdruk minuga kaasa samasse kooli, tema mängis violat, et me saime esimese aasta saime koos teha, et ta tuli Erasmusega sinna. aga nüüd sealt edasi on läinud ainult raskemaks need aastad, et see kõige suurem miinus on võib-olla ka see kõige suurem asi, mis on õpetanud, et kuidas nagu üksinda endaga hakkama saada, enda mõtetega, kui istud kodus õhtul ja okei, nüüd olen üksinda siin. Aga milline näeb välja sinu igapäev, kui sa oled koolis seal? Selles mõttes, et ma pean meenutama, sest viimane aasta oli natuke teistmoodi, kui ma olingi nüüd seal nii-öelda akadeemias või siis nii-öelda praktikal, siis seal põhimõtteliselt oli mul ikkagi nii-öelda poole kohaga töö tehniliselt, ehk siis mul oli päris palju lihtsalt tavalist rutiini, et hommikul kell 9 hakkab proov, siis on proov, tähendab 10 hakkas proov, 10-1 proov, siis väike paus ja siis õhtul 5-7 või kuidas kunagi. Et see oli siuke rutiinelu, mis tegelikult oli väga nagu nauditav, aga nüüd koolis on, mis võib-olla ongi raske see kõige lihtsam osa, mis on jällegi kõige raskem, on see, et tegelikult, et minu nii-öelda lõviosa minu õppimisest peaks olema iseseisev harjutamine. Et see tähendabki seda, et sa paned ennast põhimõtteliselt, kui ma oma nädala plaani vaatasin, siis ütleme, mul oli esmaspäeval oli 2 loengut ja neljapäeval ütleme 3 loengut ja ülejäänud päevad on täiesti tühjus ja siis tuleb professor käis meil siis 2-3 nädala tagant koha peal tunde tegemas. Ja siis ongi niimoodi, et sul on päris palju seda tühja aega, nii-öelda vaba aega, mis tegelikult ei ole vaba aeg, sest see on see iseseisev töö, kus sa pead harjutama ja ennast arendama. Et see on ka see distsipliin, mida on vaja, mida mul endiselt ma natukene olen raskustes sellega. Et see on, et iga päev ongi raske nagu välja tuua, et põhimõtteliselt sa ärkad üles, sööd, lähed harjutad, sööd, lähed magama. Oli siuke üks tavaline päev. Et enda jaoks sellist täiesti vaba aega justkui ei jäägi või? No selles mõttes, et see vaba aega, on kogu aeg, selles mõttes ongi lihtne, et sa ütled, et ma ei viitsi harjutada, siis ma ei harjuta. Teisalt sul on kogu aeg on nii-öelda südametunnistuse peal, et kuule, et sul tuleb nädala pärast konkurss, et sa peaks midagi tegema. Et mõnes mõttes nagu hästi mõnus, et sai lihtsalt olla ja nautida, aga jah, et see distsipliin sellega on ikka keeruline natukene. See enesedistsipliin, just. Aga kui sa oled seal kaugel Saksamaal, siis kuidas sa vaatad tagasi Eestisse, Võrumaale täpsemalt, et kuidas need paistavad sulle? No need on väga sellised kodused tunded alati, tere! Kolmas kaaslane tuli. Jah, tahtsid ka öelda midagi. No alati on iga kord, kui need lennukiratud Tallinna lennujaama puudutavad seda asfalti, siis käib siuke jõnks läbi, tähendab, käibki jõnks läbi, kui lennuk maandub, aga siuke teistsugune jõnks. Tuleb selline mõnus soe tunne ja siin on ikkagi, kõige mõnusam on ikkagi siin olla tegelikult. Et siin, jah, ma ei oskagi rohkem öelda, see on ikkagi kodu ja siin on kõige toredam. Ja, kas sa tunned, et kindlasti on nagu väga palju asju muutunud selle 4 aasta jooksul sinus endas ka, aga mis on see, sa tõid ühe asjana välja just kui iseseisvumine, et kas on midagi veel, mida sa tahaksid juurde lisada, et mis on muutunud? No ma loodan, et ma mängin paremini pilli nüüd pärast seda 4 aastat. Aga jah, 4 aasta taha on natuke keeruline tagasi vaadata, et ei oskagi niimoodi öelda, sest tõesti väga palju muutunud, et see viimane aastaga seal akadeemias või praktikumis, et see tõi ka nagu uue valguse kõigele ja hakkasin kõike nagu teistmoodi nägema. Et kõik nagu, ma ikkagi arvan, et kõik on paremaks läinud selle 4 aastaga. Ma olen rohkem mina ise ja ma rohkem saan enda asjadega hakkama.
just, ma usun ka sedasama. Aga aastatest rääkides, kus ja kellena sa näed ennast 10 aasta pärast? 10 aasta pärast, siis ma olen 33. No kui ma nii kohe mõtlen, siis ma väga tahaks näha ikkagi, et ma olen Eestis. Et mul on siin oma kodu, ma olen paikne ja ma ei pea kuskil enam lendama iga nädalavahetus või iga kuu. On pere ja on töökoht ja ma saan lihtsalt nautida pillimängu või no jumal teab mida siis 10 aasta pärast, aga et ma pigem näen, et ma tahaks siin kodupool ikkagi olla, et kuigi siis Saksamaal on palju teha ja üldse Euroopas on kindlasti ka pillimängu poole pealt hulga rohkem teha, kui Eestis on võib-olla väljundeid, siis ma arvan, et järgmise 5 aastaga või 6-7 aastaga saaks need kõik asjad seal nauditud ja võib-olla isegi varem juba Eestisse tulla. Eks neil raske on lubadusi või ennustusi teha praegu, kui ei saa 4 aastaga kooli lõpetamisega hakkama. Aga ma usun, et see kooli lõpetamine tuleb ka. No, ma loodan tuleb kindlasti. Aga nüüd lõpetuseks ma küsiks sinu käest ühe soovituse. Et meil on siin jutu käigus justkui mõned soovitused tulnud, aga et miks võiksid minna noored välismaale õppima? Ma arvan, et ma võtakski enda selleks, ma ei tea, motoks või kuidas öelda see, et see üksindus tegelikult kasvatab kõige rohkem, et kui sa pead iseendaga olema, iseenda probleemidega hakkama saama täiesti võõras keskkonnas ja just see, et sa ei ole oma mugavustsoonis, vaid mugavustsoonist täiesti väljas, sest et kõigil on hea olla, kui on mugav, aga kui on ebamugav, siis mõtled, et no, siit võiks ju nii olla ja võiks rohkem raha olla ja kõik võiks toredam olla. Et kui sa paned ennast ebamugavasse olukorda, siis tulevad ka kiired ja head lahendused asjadele ja inimene, ma arvan, areneb ka kõige rohkem selles olukorras. Väga nõus sellega. Aitäh sulle, Kaspar, et sa olid nõus tulema ja jagamast oma lugu. Ja kohtume juba järgmises podcastis.